Juba panin tööle, nii, üks hetk, vabandust, tere kõigile. Tere, ma panen endale trenniga tööle. Nagu te näete, olen ma oma treppide peal ja hakkan siis trepitrenni tegema. Mul polnud täna plaanis laivi teha, kuni selle hetkeni, kui ma nägin ühte videot, kus oli siis väga tuntud, väga tunnustatud ja väga targa ja aruka jutuga kõneleja ja tema nimeks on siis Alar Ojastu. Ja see live, mis ma siin üldse rääkima hakkan, ei lähe üldse kuidagi sellega konflikti, mida Alar rääkis, sest tema oli tegelikult sõnumitooja. Ehk siis ta rääkis ühest uuringust. Ma võin lühidalt öelda, mis see uuring oli. See uuring oli siis see, et see on kõige, kui see nüüd tänaseks muutunud ei ole, ma mõtlen, et see oli umbes aasta aega tagasi tehtud video, kus ta siis esines investeerimisseminar või koolitus, ma ei mäleta, midagi sellist, ühesõnaga see pole oluline. Ja seal oli siis teemaks see, et kuidas siis olla õnnelik, mis on õnne ja edu valem. Ja Alar tõi siis teemaks vastas siis niimoodi, et õnne ja edu valem selgines siis ühes kõige kauem kestnud uuringus või kõige kauem kestnud uuringus üldse. Ja seda siis rahastas väga rikas Ameerika ettevõtja. Ja ta rahastas seda sellepärast, et tal oli väga palju raha, aga ta ei olnud õnnelik. Ja vot siis tuligi see dilemma nagu selles mõttes, et tema läks sinna Harvardi ülikooli, viskas neile palju raha peale ja ütles, et nüüd ma tahan teada, mis on õnnevalem, sest mul on palju raha, väliselt kõik on okei, aga ma pole õnnelik. Ja siis hakatigi uurima seda asja ja uuriti. Ja sisuliselt ma ei hakka nagu kõike selles mõttes ümber rääkima, mida see uuring siis nii-öelda näitas ja mida Alar rääkis, sest siis see läks väga pikaks, aga ühesõnaga sa pead tundma või tunnetama armastust oma elus ja kõigel sellel, milline inimene sina oled täiskasvanuna, selles kõiges tegelikult mängib rolli väga palju see, milline suhe oli sul oma vanematega. Alustades siis emast, kui seal oli ikkagi väga soe suhe, siis sa oled täiskasvanuna paremas seisus. Ja muidugi isa suhe täpselt samamoodi. Nüüd, ma tahaksin öelda lihtsalt seda, et tehti teaduslik uuring, uuriti väga pikalt, aga teate, mina olen ka selline inimene, kes väga-väga armastab küsimusi küsida ja väga palju ma talletan seda informatsiooni, mida ma saan ja olen sellest uuringust tegelikult varem ka kuulnud ammu. Aga nüüd siis juba nii-öelda süvenesin sellesse ja mina arvan, et see rikas mees, kes võttis selle suure hunniku raha ja maksis sellele ülikooli tarkadele inimestele, et nad hakkaksid seda uuringut läbi viima, eksis ühe väga fundamentaalse asjaga oma elus, sest need probleemid, mis teda vaevasid, mille pärast ütles, ta ei ole õnnelik, võivad olla igal inimesel. Ja ma tean paljusid inimesi, kellel on täpselt sama probleemid ja nad ei ole rikkad. Ja ma tean inimesi, kes ei ole rikkad ja neil neid probleeme ei ole ja need inimesed on ikkagi väga õnnetud. Seega pole armastus, pole raha õiged vastused, mis õnnelikuks teevad. Niimoodi, et sa tunnedki, et sa oled õnnelik või vähemalt sa elad siis, kuidas öelda, vaimselt, sa koged oma elu lõpupoole, ütleme siis niimoodi alates võib-olla 50-ndatest eluaastatest, sa koged siis tugevat vaimset ja füüsilist tervist. Mina arvan, et
edu ja õnne valem on siis see, et kui sa teed seda, mida sina tahad, millal sa tahad, nii palju, kui sa tahad ja kellega sa tahad. Sellepärast, et suures pildis, nii palju, kui ma inimestega suhelnud olen, võin ma öelda seda, et need, kes elavad sellist elu, mida nad tegelikult ei taha elada, need inimesed, kes teevad selliseid asju, mida nad tegelikult teha ei taha, ei ole õnnelikud ja nad ei ole edukad. Ja seda ma võin öelda juba selle baasilt ka, kui ma olen vaadanud sadu videosid, kus ühel hetkel inimesed, kes seal siis oma lugusid räägivad, ütlevad, et nad tegid ühel hetkel selle kannapöörde ja see kannapööre oli täpselt sellisest elust, mida nad ei tahtnud elada, sellisesse ellu, mida nad tahtsid elada. Ja vot siis nad tundsid, kuidas nende elu, nende majanduslik seis, sotsiaalne seis, tervis, kõik asjad läksid palju-palju paremaks. Ma ütlen teile ka oma kogemusest, et kui mina elaksin ja tegutseksin selle mudeli järgi, mida minult ootavad minu lähedased inimesed, kui ma teeksin seda, mida võib-olla ootavad minult inimesed, keda ma ei tea, keda ma ei tunnegi, aga ma tean, et nad ootavad seda, siis ma ei ole õnnelik. Aga kui ma olen koos nende inimestega, kes võtavad mind täpselt sellisena, nagu ma olen, need inimesed, ärme siin armastusest räägi, on ju, need inimesed lihtsalt, mehed, naised, nooremad või vanemad, kolleegid või eraelus, pole mitte mingisugust vahet. Kui ma saan olla mina ise ja teha seda, mida mina tahan teha, ilma et ma kellegist üle sõidan kuidagi moodi, vot nendel hetkedel enda elus olen mina kõige õnnelikum. Ja ma arvan, et need seosed lapsepõlvega, traumaga, mis võis siis juhtuda, olgu see siis füüsiline või olgu see vaimne, siis ma arvan, et nendel asjadel on roll. Kindlasti, kuna see on ikkagi nii kaugestev uuring, siis mina olen vägagi teaduspõhine inimene ja ma usun sellesse, aga mitte täielikult ja mitte isegi pool. Sellepärast, et mina omamoodi olen teinud uuringut. Kes mind teab seda, et tegelikult ma ei räägi kogu aeg. Kui ma räägin harva ja ma ütlen asju, mis on kaaluga, on ju, mitte kehakaaluga, vaid asjad, millel mina isiklikult leian, et on väärtust, sest ma ei taha rääkida juttu, millel pole mitte mingisugust väärtust. Ja näiteks see live siin samas. Keegi võib mõelda, et mis see toitumisnõustaja, Eerik Korgu, personaaltreener, poole kohaga kokk, ta on olnud igasugustes skandaalides, igasugused afäärid on tal olnud. Jube mees, mida tema ka teab. Ise veel nii noor või siis nii vana, ma ei tea, ma olen 37, mõne jaoks on see noor, mõne jaoks on see vana. Lapsi pole, püsisuhet pole, mida tema teab. Aga mina küsin teie käest, mida teie teate minust, kes te arvate, et te teate midagi minust. On ju, mõttekoht. Aga südame põhjast ma võin öelda, ja see on tõsi, et minu, ütleme siis niimoodi, hea tuju, hea enesetunde, ärme millegist muust siin rääkima hakka, ärme detailidesse lasku, valem, hea enesetunde valem on siis see, mitte füüsilise. Kui ma teen seda, mida ma tahan ja millal ma tahan, ehk siis sisuliselt vabadus teha oma eluga, öelda neid sõnu siis, kui ma tahan. See on minu jaoks, tekitab õnnetunde, mida ma ei ole kogenud mitte üheski suhtes, olgu see siis suhe sugulastega, olgu see sõprussuhe, olgu see siis, ma ei tea, naine minu elus. Sellist õnnetunnet, kus ma saan olla mina ise
ja tunda, et mind aktsepteeritakse sellisena, nagu ma olen. Minu tegusid vaadatakse sellise pilguga, et las ta siis teeb või väga lahe, et ta teeb. See on minu jaoks see õnnetunne. Kõik muud asjad, kui keegi ütleb mulle, ei, sul peavad asjad olema niimoodi või sul peavad asjad olema naamoodi või mis iganes on ju. Kui see mulle ei meeldi, see teeb mind automaatselt kohe õnnetuks. Kui see on vajalik asi, mida ma pean tegema, ma teen mõnikord hambad ristis selle ära. Ma teen selle ära, aga ma ei ole selle käigus õnnelik. Ma muutun õnnelikuks inimeseks siis, kui ma saan hakata tegema seda, mida ma tahan ja millal ma tahan seda teha. See on minu õnne ja edu valem. Ma tänase päevani, kas või see live, mida ma siin praegu teen, ma tunnen ennast jumala hästi. Ma usun, et seda on näha, seda on kuulda mu häälest, seda on näha mu pilgust. Ma tunnen ennast hästi, ma tunnen ennast väga hästi. Ja see ei ole see, et ma jooksen siin treppidest üles alla ja mu kehas vallanduvad igasugused õnnehormoonid. Ja, muidugi see ka. Aga point on selles, et seda juttu rääkides ma tunnen ennast hästi. Ja muideks see asi siin ei aja mind üldse enam hingeldamagi, nii et trepid hakkavad natuke igavaks muutuma, vähemalt kõndimiseks. Nii et mida ma teile öelda tahan? Ma tahan sellest sõnumi teile siis kohale tuua ja öelda teile seda. Te võite uurida igasuguseid uuringuid ja kuulata igasuguseid inimesi ja ma soovitangi teil seda teha, sest igas asjas, mida keegi räägib, ka see, mida mina siin praegu räägin, siin on tõtt. See ei pruugi olla täiesti tõsi, see ei pruugi olla sinu tõde, aga see on minu tõde, see on minu elu. Ja iga kord, kui ma teen ühe laivi ära ja kus ma räägin midagi sellist, ma saan igale laivile tagasisidet, positiivset tagasisidet, on ka negatiivset tagasisidet ja see on täiesti normaalne. Kõigile ei saagi meeldida mu jutt, ka mina ei saa kõigile meeldida, aga see on okei, see on normaalne. Ja mida ma teile siis öelda tahan, on see, katsetage mõnda aega sellist elu, kus te teete seda, mida te tahate teha. Te teete seda siis, kui te tahate seda teha. Ehk siis õigel ajal enda jaoks. Ja te teete seda selle inimesega või nende inimestega, kellega te tahate neid teha. Mitte te ei tee neid nende inimestega, kellega te peate neid tegema. Võib-olla te tahate seda üldse üksinda teha. Igal juhul kuulake oma sisetunnet ja vaadake, kuidas te tunnete ja kuidas te tunnete ennast näiteks kas siis nädala aja pärast või kuidas te tunnete ennast kuu aja pärast. Kui sa oled eriti vapper pealehakkaja ja sul on võimalik sättida oma asju niimoodi, et sa saad sellist elu elada mitu kuud või mitu aastat, vaata, kuidas sa siis ennast tunned. Ja võid mulle alati tagasisidet anda. Nii et ühesõnaga, ma tahan teile siis öelda seda, et hakake elama sellist elu, nagu te tegelikult elada tahate. Ärge kuulake liiga palju teisi, kuulake targemaid ja võtke sealt endale vajalik info, mitte kõik info ja hakake selle järgi tegema, sest siis te elate ikkagi selle inimese elu, kes teile seda juttu rääkis. Proovi mõelda oma peaga, kuula oma südant ja ela seda elu, mida sina tahad elada. Mõne inimese jaoks ma kujutan ette, mida see tähendab. Ja mõne inimese jaoks tähendab see hoopis midagi teistsugust. Aga vahet pole, mida see kelle jaoks tähendab. Tähtis on see, et see tähendaks sinu jaoks kõige rohkem. Ja proovi seda elu elada. Võta kas või 3 päeva. Praegu, kui sa seda kuulad, võta 3 päeva ja ela täpselt nii, nagu sa tahad elada. See ei tähenda seda, et sa hakkad lollusi tegema. Oma võimaluste piires ela sellist elu, nagu sa ideaalses maailmas tahaksid elada. Kui sulle see meeldib, siis tee kõik selleks, et sa saaksid ühel päeval elada enamus aega sellist elu. Sest sul on üks elu, mul on üks elu ja ma arvan, et on väga mõistlik elada seda elu niimoodi, et me naudime seda elu, mitte me ei tee hambad ristis mingeid asju, ei naerata läbi hammaste, ei ela oma elu niimoodi. Seega, proovi 2 päeva, proovi 3 päeva, proovi mõned päevad ja anna mulle tagasisidet, kuidas sa tundsid ennast siis, kui sa olid
teinud täpselt seda, mida sa tahad, millal sa tahad, kellega sa tahad ja räägi mulle, kuidas möödus sinu 3 päeva. Jään ootama. Praegu aga lähen Instagrami ja vastan seal küsimustele, nii et kes tahavad, kõik siis toitumisnõustaja Erik Orgu Instagrami, sinna hakkavad siis story'd kohe tulema, kui sa mulle veel follow pole pannud, siis ole hea, tee seda, sest iga kord, kui ma sinna midagi postitan, siis sina näed seda ja ma üritan sinna postitada ägedaid asju. Nii et loodan, et andsin sulle piisavalt palju mõtteainet, et teha muudatusi oma elus ja kindlasti soovitan sulle eelnevat 2 pikemat, tegelikult 3 pikemat videot vaadata, sest seal jällegi andsin informatsiooni ja tänusõnu kõigile teile ja ainult teile ja see kõik on muidugi jagamiseks ka mõeldud. Nii et minu poolt praegu siin pidu läbi ja lähen siis Instagrami ja hakkan story'st tegema. Teen seda ka videopildis, et asi ikkagi päris oleks. Ei viitsi kirjutama midagi hakata. Nii et soovin teile ilusat pühapäeva õhtu jätku. Homme on esmaspäev. Ja ärge siis unustage, et isegi olenemata eriolukorrast on mõistlik ikkagi jääda tubliks ja tervislikuks, sest siis on sinul parem elukvaliteet. Tšau, paka ja näeme juba järgmises laivis.